näed, sinu esimene auto. Palju õnne. Aitäh sulle! Ema, ma olen autoga välja. Bensuhindasid oled vaadanud? Ai, ma armastan seda autot, mina lähen nii nagu mina tahan. See kõik on täiesti... Oi, Vabandust, tere, ma ei näinudki teid seal. Nagu te pealkirjast lugesite, ma panin autoga matsu ja tõepoolest ma panin autoga matsu. Mis siis juhtus? Oligi niimoodi, siin on auto ringtee. Tulin autoga ja kõik plahvatas, auto lendas õhku. Oligi niimoodi, et see esimene lumi tuli maha. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Päris lappes oli, mul endal suverehven all, näeb, võtame siit Toyota Corolla sinist värvi, mis näeb välja nagu Ford, aga see pole oluline. Joonistame siia ühe ringtee. Ja siit nagu läheb siit ringi maha sõit ja siit tuleb teine suund. Oi kurat, mul läks päris selle peal. Kurat, see teeb veel hullemaks. Väiksed asjad. Juhtus siis selline asi. Tulin siis linna poolt, kui küsite, miks ma sealt linnas tegin, pealinnas tegin. Pole teie asi, me ei räägi üldsegi sellest praegu. Me räägime sellest, et ma panin autoga matsu. Päris kallis laks oli. Igatahes tulen siit rahulikult Tallinna poolt, suverehven all. Sõidan enda halli sinise Corollaga. Ja siis sõidan sinna ja siis vaata, tulen 60-ga kuskil, panen piduriplokki, siis olen ja siis nagu libisen otsa siia sisse. Kõik läks sain tšakrad paika. Igatahes oligi siis selline olukord, et nüüd täna läksin sinna koha peale, viisin nagu talverehvid ka, et nagu töömehed tulid ikka ilusasti vastu, ütlesid, teevad auto korda. Ja üks ratas on täiesti kõver. See on nagu, ma ei tea, mingi 5 meetrit ettepoole ka, kui ta peaks tegelikult olema. Et selline olukord on, et sõitsin asfaldi peal tagasi selle autoga, siis põhimõtteliselt rahulikult sõidan asfaldi peale ja siirgelt üritan sõita, siis nagu auto kohe tõmbus niimoodi, vaata. Et juhtuski selline olukord, et panin matsu, siis mõtlesin, mida ma eluga peale hakkan. Et see tegelikult oli minu jaoks väga raske öö, et see juhtus öösel kell 22.00 protokollis, politsei protokollis on kirjas, minge vaadake eestipolitsei.ee. Kõik need materiaalsed asjad on parandatavad, et mina olen targem inimene ja võtan seda enesestmõistetavana. Nii et kõik oleme rõõmus. See on rõõmu, see on naerumärk. Nüüd me läheme õue ja mina näitan teile, miks inimesed te peaksite panema talverehvid alla. Oleme tulnud siia õue, kus me tahaksime nüüd näidata seda, mis juhtub siis, kui sul on suverehvid all. Nii et inimesed, see on õppimishetk. Tule! Ja nagu te näete, kõik on täiesti metsas. Nii ei saa sõita. Auto läheb katki. Ja nüüd oma YouTube'i rahadega lähme saadame selle auto parandusse, paneme talverehvi alla ja vaatame, mida ta siis teeb. KC2! Võib tulla! Ja nüüd auto on parandusest tulnud ja lähme vaatame, millega ta nüüd hakkama saab. Ja ta pidurdab! Katse on edukas, side lõpp. Tõepoolest on. Me võitsime edukalt, Eesti rahvas. Ma arvan, et oleks pidanud sellest ise ka eeskuju võtma, side lõpp. Kõik see materiaalne kahju, mis juhtub asja pärast. Ju siis pead kinni plekkima. Pole midagi teha. Aga selles suhtes elu läheb edasi ja ka minu elu läheb edasi. Ja nüüd ma õpetan teile seda, et ärge mitte kunagi minge ilma kummita välja, vaid minge kummiga välja. See kõlab nagu vale reklaam, aga pange kummile ka nael alla ja vot siis te jääte ellu. Ellu jäämine võrdub see, kui sa paned naelad alla. Hashtag best weather out here since earth was made. Ma tahaksin teile rääkida natuke tulevikust, et ma olen täpselt see YouTuber, et okay, guys, we gotta talk right now. We have a lot of new things coming around here. Et saate aru, et siis varsti tuleb siin jälle toredaid asju ja eelmine nädal oli vahele. Sorry, järgmine nädal ehk jää vahele. Hashtag sõitsin auto pilbasteks. No nii, praegu ratas täiesti sirgu. Jumala sissepoole. Milline peaks olema?